Tervist, daamid ja härrad ja loomulikult ka sõbrad. Teen sellise pöördumise, sest see video saab olema selline, no ütleme, mitte tavaline. Selle video ma lasen 2 kanalil välja, ühe sama video. Sest teema, mida ma täna tahan puudutada või millest rääkida, puudutab mõlemad kanalit. Nii rendi oma kui ka taksondusest. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hiljuti ma sattusin ühe kommentaari peale. Ma proovin siia teile kommentaari välja tuua. Milles siis kurdeti selle üle, et rendileandjad on täiesti ahneks läinud, et koorivad taksojuhte ja küsivad ulmelist hinda autode eest, no näiteks nagu Škoda Octavia eest, et 200 pluss eurot küsida ühe auto eest on täiesti liiast. Kuna ma ise ka tegelen natukene selle äriga, siis ma mõtlesin, et kas tõesti küsingi liiga ulmelist hinda auto eest. Ja siis otsustasin natukene süveneda sellesse teemasse ja uurid välja siis, palju siis ühe auto ülalpidamine läheb rendileandjale maksma. Aluseks ma võtsin siis roheauto pakkumise, me võtame uue auto ja ma küll ei leidnud CNG-ga autot, nagu see ja see siin on, aga seal oli pakkumine 1,5 hübriidmootoriga auto ja hinnaks oli 27 000. Järgmiseks ma liikusin siis Coop Panka. Coop Pank pakub isegi täiesti 0 sissemaksega. Oletame, et sa oled noor äri alustaja ja tahad võtta just auto liisingusse ja seda rendile anda, siis täiesti on selline võimalus olemas, sissemaksud 0, kõik asjad on 0, jääkväärtus seal mingi ja kuu maksaks siis mulle pakuti 366 eurot. Need, kes kunagi on kokku puutunud nende liisingu kalkulaatoritega, siis te teate, et see summa alati ei vasta tõele. Aga sellegi poolest jääme praegu 366 euro juurde. Need, kes annavad taksondusse autosid rendile, need kindlasti peavad võtma endale taksokindlustuse ja taksokasko. See on nüüd ma räägin ainult oma kogemusest, et taksokindlustus on kuskil 35-40 eurot, see on tavakindlustus. Loomulikult, kui sa võtad uue auto, siis kasko võtad sa peale. Jällegi omast kogemusest, üks auto on mul olnud taksonduses rendis, 100 eurot on kasko, iga kuu. Nüüd liidame sellele numbrile veel umbes 150 eurot juurde. Loomulikult me ei saa ju mööda pääseda ametlikust hooldusest. Kõige väiksem arvutuste järgi kilometraaži põhjal võib eeldada, et vähemalt kord 2 kuu jooksul sõiduk käib hoolduses. Õlivahetused, pidurikontrollid. Kui on uuem auto, siis tõenäoliselt pidureid sa ei pea remontima. Aga kui on vanem, ühesõnaga saate aru küll, läbi sõidust olenevalt on teil mingid hooldused. Võtsin siis arvutuseks, et iga 2 kuu tagant sul peab olema 400 eurot hoolduse jaoks. Ehk siis me liidame siia numbrile juurde veel 200 eurot. Ehk siis hetkeseisuga me oleme kokku saanud 706 eurot. Muidugi me peame ka arvestama sellega, et on vajadus ka rehve vahetada ja võib ju ka juhtuda see, et lähevad mõned puksid, piduriklotsid, asjad lähevad katki, kuluvad ära ja need vajavad ka vahetused. Nii et paneme kuskil naglalt veel 50 eurot juurde. Seega kokku me saime ühe auto ülalpidamine kuus läheb rendileandjale maksma 756 eurot. Küsimus. Kas tõesti, kui küsitakse 250 eurot nädal, ehk siis kuus saadakse 1000 eurot kokku, kas see jääk enam vähem 250 eurot on siis väärt seda, et tegeleda nagu selle äriga üldse?
võta kuskilt laeng, liising, võta endale kohustused kaela, 27 000 on sul kohustusi, palju sa veel tagasi pead maksma, see on veel arusaamatu. Ja siis kõige selle juures sinu teenistus kuus on 250 eurot. Nüüd, kui teenida normaalset raha, kui autorendile andja tahaks teenida normaalset raha, 10 autot või? 10 autot, 2500 miinus maksud, oletame, et sul jääb 2000 taskusse. Ütleme, see 2000 taskusse on korralik mingi töökoht ja sul on see sama 2000 on taskus. Seega, nagu tundub mõttetu tegeleda sellega. Laenusid on sul 270 000 eest, aga taskusse kukub sul ainult siuke keskmine palk. Ja küll, 20 autot. Tundub, et nüüd nagu vist hakkaks nagu midagi normaalset taskusse kukkuma, 5000 on käes. Siin on aga veel üks point, mida paljud rendile võtjad ei tea, või need, kes kiruvad, et küsitakse suurt raha, on see, et kunagi ei ole kõik autod väljas. On remondis, on hoolduses, on avariis, on lihtsalt ei ole kliente. Need seisavad, aga need ei tooda raha, ehk siis see tuleb ka veel ära katta. Kokkuvõtteks ma tahan öelda, rendile andjad, rendile võtjad ja see süsteem, kus see kogu raha tuleb, see ei ole omavahel proportsioonis. Sõitude maksumus on väike. Taksojuhid peavad tegema suurt tööd, et teenida mingitki raha ja veel suuremat tööd, et anda sellest rahast ka rendile andjale. Rendile andja nüüd ei saa tõsta, sest ta saab aru. Ta ei saa küsima rohkem raha. Ta peaks küsima rohkem raha, kui ta praegu küsib. Sellepärast, et ta ei saa seda teha, sellepärast, et taksojuhil jällegi ei ole raha. Ja miks tal ei ole raha? Sellepärast, et sõidud on väiksed. Kuidagi võt selline süsteem. Nii et enne kui kedagi kiruma hakata, natuke mõelge läbi. Mõelge läbi see teema, miks on üks või teine asi nagu niimoodi toimib. Kui te minuga nõus ei ole, oskab keegi parandada, võib-olla ma ei saa nagu süsteemist kõige paremini aru, kuidas see rendile võtmine ja andmine käib, kirjutage sinna kommentaarides, vihjake, et või öelge mulle, milles ma valesti räägin või mida ma valesti räägin. Aga nii need lood on. Kindlasti ma jätan veel arvutamata palju asju. Tegelikult palju asju. Näiteks see, et sellest rahast peaks panema ka kõrvale midagi. Peaks panema ka järgmise auto ostuks, sest üks auto kulub ära, sul on vaja järgmist autot osta. Aga jätame need teemad veel kinni, sest ma ütlen teile ausalt, et kuidas käib päris uute autode rendile võtmine, seda ma päris täpselt ei tea. Ma aiman, aga ma ei tea. Selge, jutt läks liiga pikaks. Ma tänan, et olite minuga, kuulasite selle jutu ära. Ootan teid kommentaarides. Andke oma hinnang sellele, oma arvamus avaldage, kas on suured, ei ole suured või kuidas üldse peaks see käituma. Aga minu poolt kõik ja järgmise kohtumiseni.